Mul on väga hea meel teid tervitada Directo ja Kybernetica küberturbe seminaril. Ettevõtte küberturvalisus, investeeri ennetusse, tagajärgede tegelemine on kulukam, kallim. Mina olen Toomas Ooper, olen Directos infoturbejuht ja integratsioonivaldkonna juht. Minuga on täna siin kaasas Kyberneticast Sander Valvas, kes on Kybernetica osakonna juht. Küberturvalisuse osakonna juht. Küberturvalisus, see on väga hea. Miks me täna sellise seminari oleme korraldanud, on see, et Directo on juba aegade algusest väga palju panustanud küberturvalisusse. Ja me soovime seda teadmisi jagada teiega, et oleme seda teinud oma partneritega. Ja selleks siis ongi see seminar täna siin teie ees. Seminaril saame siis teada, et mis on see küberturvalisus, kuidas hinnata ettevõtte küberturvalisuse ohte, riske, mis me saame ise nende jaoks teha, et need küberturvalisuse riskid teid ei ohustaks nii palju. Aga enne kui jätkame, siis räägiks ka natukene korralduslikust poolest, et te saate seminari jooksul kogu aeg esitada küsimusi. Küsimustele me vastame lõpus. Ja kui ei jõua võib-olla kõikidele küsimustele vastata, siis saadame küsimustele vastused ka kirjalikult meilile. Aga võtaks ka nüüd ette meie väikese küsitluse, enne kui te siia tulite. Küsisime 2 küsimust ja esimene küsimus oli see, et kas teie ettevõttes on olnud küberintsidente? On mõned vastajad, näen, et päris palju, ligi üle poolte on siis vastanud, et jah, mis on ka päris suur tõenäosus. Suur hulk ütleb, et nad ei tea. Ja see on ka täiesti loomulik, sest et pahatihti küberkurjategijad tegutsevadki hästi varjatult ja soovivadki oma tegevust varjata. Lähme vaatame seda teist küsimust, sõnapilve. Et mis on siis need peamised ohud? Nii. Mis ma näen, on see, et mainitud on suuremalt ehk siis inimest, mis on täiesti õige, ehk siis peamised ohud tulevadki meie inimestest, kes siis kirjutavad koodi, kes siis kasutavad süsteeme ja kes tegelikult neid pahategusid teevad. Ja teine, mis hästi on ära mainitud, on teadmatus. Enamus asju juhtubki teadmatusest. Aga läheks võib-olla siis esitlusega edasi ja räägiks siis lähemalt. Mina räägin siis lühidalt hetke küberohtudest peamiselt, natukene ka Directost. Ja siis Sander võtab sõnajärjel üle ja jagab juba näpunäiteid. Neid, kes täna on seminaril ja ei tea võib-olla Directot, siis 2 sõnaga Directost ka. Directo tegutseb peamiselt siis Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Aga tegelikult on kasutusel Directo 75 riigis. Directo pakub siis majandustarkvara, mis siis sobib nii väikesematele pereettevõtetele kui ka suurematele konsolideerivatele kontsernidele. Ja valdkonnad, kus Directo on kasutusel, siis need on alates jae- ja hulgimüügist, tootmine, teenindus kuni ka finantssektorini. Seega lühidalt Directost. Aga selleks, et siis teada, et mis on need peamised küberohud,
Et olen siia need välja toonud ja alustaks kõige esimesest, mis on ka kõige suurem oht lunavararünnakud. Et need on peamised rünnakud, mis toimuvad ja eesmärk on siis teie andmed ära krüpteerida ning siis need vabastada tasu eest. Eesti riigi infosüsteemide amet siis ütleb, et kurjategijatel ei tasuks maksta, kui sellised rünnakud toimuvad. Ma isiklikult ütleks, et pidage nõu mõne vastava valdkonna ettevõttega, enne kui te selliseid otsuseid teete, et see ei pruugi alati olla kõige mõistlikum viis käituda. Teine hästi levinud on õngitsus. Õngitsustega on see, et me tõenäoliselt kõik oleme saanud igasuguseid toredaid kirju, kus lubatakse miljoneid, loteriid, pärandusi. Tegelikult soovitakse teie kas e-mail või mingi muu asi siis kaaperdada või paigaldada mingi pahavara teie arvutisse. Ja kogemus, mis ma olen näinud, kus inimene täiesti uskus kirja, et see on tulnud nende IT-administraatorilt, vajutas ja tänu sellele siis saadeti ka partneritele juba igasuguseid arveid edasi. Nii et õngitsuskirjad muutuvad järjest usutavamateks ning te peate arvestama, et varsti keegi teil vajutab. Oluline on see, et sellest ruttu teada saada. Olen ka pannud siia asjade internet ehk siis IoT, et neid seadmeid on meil kontorites võib-olla isegi ei tea, et on ja neid kiputakse unustama ja nad on uuendamata ja seetõttu siis need seadmed võivad olla ka ohuallikaks. Ummistusrünnakutest on rohkem olnud viimasel ajal juttu, et siin ka pärast näitan slaidi, et rünnakud, mille eesmärk on siis takistada teie tarkvara kasutamine. Et need on väga siuksed pahatahtlikud, aga tegelikult nende mõjud on pigem hästi väheolulised. Tarneahelate rünnakutest räägib Sander natukene hiljem. Ma tegelikult ja AI rünnakutest ja nullpäeva nõrkutest ka väga ei räägiks, et AI on siukene uus mängumuutja, et võib mõjutada väga palju erinevaid nagu vektoreid. Sisemised ohud on see, mis on, me kõik tahame hästi palju tehnoloogiast rääkida ja tehnoloogiasse panustada, aga seejuures unustame ära oma inimesed ja inimeste teadmatus, vähene koolitatus, vähesed juhised, need on palju suuremad ohuallikad. Sealt hakkavad kõik küberturbeohud tegelikult pihta. Nii et ärge unustage investeerida oma inimestesse. Ja natukene sellest ülevaatest, et mis siis on juhtunud viimaste aastate jooksul, et te näete tegelikult pidevaid intsidente, mis on siis Riigi Infosüsteemi Ameti poole registreeritud, kasvavad. Õnneks mõjuga intsidentide arv ei ole kasvanud oluliselt. Et see näitab seda, et Eesti ettevõtted, riik panustab väga palju sellesse, et see mõjud oleksid hästi väiksed. Ja ummistusrünnakutest, eelmine aasta 2022 oli siis väga ummistusrünnakute rohkem, et 4 korda rohkem rünnakuid võrreldes 2021. aastaga. Et neid üritatakse teatud jõudude poolt teha nagu järjest rohkem. Ja viimane slaid, mis on siis meie partneri Telia Turvaneti siukest ülevaatest, te saate ise ka seda iga nädal jälgida, räägib sellest, et kuna Telia pakub erinevaid infoturbeteenuseid teie arvutitele otse, siis seal on siukene number nagu 85% seadmetest, kaitstud seadmetest langevad pidevalt rünnakute alla. Millega seda võiks võrrelda, et te olete kodus uksed, aknad kõik lukku pannud ja keegi käib kogu aeg ja proovib, et kas saaks sisse tungida. Et see on päris suur hulk katseid. Õnneks on need kõik siis
ära hoitud katsed. Ja lisaks nüüd nendele ohtudele siis tahaks teile nagu südamele panna, et ei tasuks ära unustada ka seadused, mis siis Eestis kehtivad küberturvalisuse osas. Üks on siis isikuandmete kaitse üldmäärus. Andmekaitse Inspektsioon armastab ka öelda IKÜM. Tegelikult me teame seda kõik GDPR nime all. See puudutab praktiliselt kõiki ettevõtteid. Lisaks on siis küberturvalisuse seadus ja veel muud valdkonna spetsiifilised seadused. Miks neist peaks nagu endale pildi ette saama, on see, et te teaksite, mis on need regulatsiooninõuded, millega te peate kindlasti nagu arvestama. Et üks näiteks on see, et kui on toimunud mingi andmeleke, et kui kiiresti te peate sellest teavitama ja mis ametiasutusi. Et näiteks 72 tunni jooksul tuleb siis Andmekaitse Inspektsiooni ehk siis AKIT teavitada. Või erinevad trahvid, mida siis näiteks GDPR määrab, et need summad võivad olla muljetavaldavad suured, et siis te saate aru, et miks tasub investeerida küberturvalisusesse. Meie Directos oleme teinud sellise sammu, et 2 aastat siis tagasi otsustasime, et me oleme küll hästi palju panustanud küberturvalisusse, aga et see oleks ka kõigile meie klientidele ja partneritele ka nähtav ja arusaadav, kui palju, siis võtsime kasutusele ja sertifitseerisime ennast ISO 27001 sertifikaadiga. See sertifikaat siis aitabki meil aru saada, et tähendab klientidele annab siis ülevaate, et millega me siis tegeleme ja ta on siis hästi põhjalik raamistik, mis tagab, et me järjepidevalt ja süsteemselt tegeleme, et meie andmed oleksid siis pidevalt kasutatavad, meie andmed ei oleks muudetud nende poolt, kes ei tohi seda muuta ja meie andmed ei lekiks. Ja meie andmetel ma mõtlen meid ja meie kliente. Et meie kliendi andmed on väga olulised. Ja lõpetuseks, et kuna ISO-ga oleme siis tegelenud, siis et mis on need veel olulised aspektid, millega me teeme küberturbe tõstmiseks, et rõhutaksin, et väga oluline on meie jaoks pidevad testimised sõltumatute osapoolte poolt. Ja üks neist on siis läbistustestimine sõltumatu osapoole poolt, kes siis annab meile vajalikke nagu teadmisi, et mis võiks veel olla paremini. Rääkimata töötajate koolitustest, spetsiaalsetest ummistusrünnakute kaitsetest, teeme ka erinevaid arendusi selleks, et Directo oleks turvalisem, jagame informatsiooni meie klientidele, kuidas muuta küberturvalisust oma ettevõttes paremaks. Pluss veel siis erinevad seadistused, mida lisame juurde, et kuidas kliendid saavad Directot muuta enda jaoks turvalisemaks. Et veel korra rõhutan, sõltumatute osapoolte testimine ja kontrollimine, et miks ta on oluline, on see, et me küll ise usume, et me teeme väga head tööd, me ise kontrollime, aga alati on hea, kui keegi kolmas tuleb, vaatab ja annab sõltumatult nõu, et mida teha. Sama on ka ISO-ga, kus audiitor tegelikult tuleb ja kontrollib ning annab siis vajalikku tagasisidet. Aga ma arvan, et minu poolt siin natukene võib-olla siis neid koledaid numbreid rääkides tekkis teil suurem huvi, et mis me siis nüüd teha saame sellega. Siin annaks siis sõnajärje üle Sandrile, kes siis räägib täpsemalt sellest, et mida teha saab. Just, tere! Mina olen siis Sander, tulen ettevõttest Kybernetica, ma olen väga tänulik Toomasele, et ta kutsus meid siia rääkima. Rääkida meile meeldib ja hea meelega kuulutame tõde infoturbest, küberturbest ja kõigest muust. Natukene Kyberneticast. Kybernetica on üks vanemaid
IT-ettevõtteid Eestis. Tema juured ulatuvad juba tegelikult 60-ndatesse aastatesse, ta on ütleme Küberneetika Instituudi järg või peale seda see asutati ja meie juured on väga tugevalt seotud teadusega siiamaani, meie asutus teeb teadustööd ja küberneetikat võib-olla tuntakse just erinevate Eesti riigi tehnoloogiate väljatöötamise juures, paljud asjad, mida me igapäevaselt kasutame, interneti valimised, XD, võib-olla Smart ID, sellised tehnoloogiad on kuidagi mingi komponent või osa sellest on kindlasti meie juures tehtud, neid tehnoloogiaid on veel. Ja meie tegevusvaldkonnad on sellised, mis on seotud siis selliste, nagu me ise kutsume, missioonikriitiliste süsteemide ehitamine, kus siis see infoturbe või küberturbe aspekt on hästi oluline, kus süsteemid peavad olema turvalised, kus identiteet peab olema kaitstud, kus meie andmed peavad olema kaitstud. Ja üks nendest valdkondadest on siis küberturvalisus, millest mina tulen siis küberturvalisuse osakonnast küberneetikast. Ja et rõhutada siis seda, et see teadustaust, et meil on väga suur osa meie tegevusest on teadusarendustöö, meie ettevõttes on akrediteeritud uurimisinstituut, mis on siis, tegeleb konkreetselt infoturbe teadus- ja arendustegevusega. Ja ma loodan, et see siis annab selle mandaadi, miks ma võin sellest võib-olla midagi rääkida. Ja täna siis räägime ettevõtte küberturvalisusest. Nüüd ma ei tea, kas see küberturvalisus on õige või infoturve on õigem, millest me siin räägime, sest et küberturve iseenesest on natuke kitsas lõik ja me ei saa nagu ainult rääkida küberturbest, vaid me peaksime rääkima kogu info kaitsmisest organisatsioonis. Ja mis see täna siis see mõte on siis selgitada natuke lahti üks rohujuure tasandilt, mida see infoturve või küberturve tähendab ja probleemid, mis tihti organisatsioonides on see, et arvatakse, et küberturve on ainult IT-probleem. Aga ma püüan selgitada tänase ettekande jooksul, et see päris nii ei ole. Et see tegelikult on kogu organisatsiooni hõlmav äriline probleem, millega peavad tegelema kõik, et teda ei saa vaadata. Ja vastutus tegelikult, kui me vaatame seadusandlust ja kõike muud, laskub juhtkonnale, et me ei saa öelda mitte kuidagi, et küberturve on IT-probleem. Ja nagu mu äi ütleb, et selleks, et keeta kanamuna ei pea tundma kana anatoomiat, aga minu õpimeetodid on sellised, et mul on vaja alati tulla tervikust detailideni, nii et need, kes õpivad teistmoodi, kannatage ära, ma räägin natuke teooriat ka siia juurde. Et kõigepealt, mis asi on turvalisus? Ehk me saame väga hästi aru, kui me tunneme ennast turvaliselt või kui me tunneme ennast ebaturvaliselt. Ehk siis turvatunnet me oskame öelda, et jah, ma tunnen, et mul on kõik hästi. Ma tunnen ennast turvaliselt. Aga tegemist on ainult kõigest tundega ja turvatunde üks põhjus võib olla sellest, et ma lihtsalt ei tea. Ma ei tea, kas ümberringi on mingisugused ohud või mitte. Ja tegelik turvalisus on siis teooria järgi olukord, kus halvad sündmused ehk ohud on võimatud. Mitte ühtegi ohtu ei saa realiseerida. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale järgi, siis paraku me elame sellises maailmas, kus selline olukord on võimatu. Ehk siis, et meil ei saa tekkida olukorda, kus ohud ei saa tekkida. Mingisugune, ma ei tea, meteoriidi oht on meil ikka. Et võib-olla me suudame seda kuidagi ennetada, aga me vähemalt ei saa väita, et on olemas olukord, kus halvad sündmused ei saa toimuda. Ja teooria ütleb seda ka, et tegeliku turvalisuse saavutamiseks tuleb alati rakendada turvameetmeid. Kui sa tõid enne juba maja näite, eks ole, et me rakendame turvameetmeid, me paneme uksed lukku. Ehk sest, et kui käiakse uksi logistamas, et küberturves, nagu näeme, et käiakse igapäevaselt ja 85% majadest logistatakse läbi, eks ole, siis kodust tõenäoliselt see asi nii hull ei ole, aga et lukku me paneme need majad ikkagi, eks ole. Et võib-olla paneme ka akendele luugid, et keegi meil aknaid sisse ei viskaks või mis iganes seal on, et me rakendame turvameetmeid. Ja turvameetmete rakendamisel on nüüd oluline mõista seda, et
meil on mõistlik rakendada täpselt nii palju turvameetmeid, et see oleks majanduslikult otstarbekas. Meil ei ole mõtet kaitsta varasid suuremate või kallimate turvameetmetega, kui on need varad, mida me kaitsma hakkame. Ehk siis hästi oluline on mõista, et me peame valima optimaalsed turvameetmed. Nüüd, nagu ma ütlesin, ohtusid on väga palju, millised need turvameetmed on, igaüks maksab, kui lähete küsite pakkumist, siis tundub kohutavalt palju, aga kuidas me saaksime siis aru, et kui palju ja mida me peaksime tegema, et siis neid turvameetmeid rakendada. Jah, et selleks, et siis me mõistaksime seda, siis ohtude valimisel meil oleks mõistlik kõigepealt defineerida tegelikult hoopistükkis need varad, mida me kaitseme. Ehk siis, mis on see vara väärt meie jaoks. Ja see annab meile sellise vähemalt intuitsiooni, et kui palju turvameetmeid mul on mõistlik rakendada. Või kas mul üldse on mõtet turvameetmeid rakendada. Äkki see vara on nii odav, et sellel ei olegi mõtet. Ja kui me nüüd lähme sellesse infoturbesse või küberturbesse, siis seal me käsitleme siis varadena, nüüd ütleme mitte otseselt võib-olla maja, eks ole, aga me käsitleme varadena andmeid, andmekogumeid, kõik, mis mul on selle andmete ja andmekogumisega vajalikud, ma ei tea, infrastruktuur, arvutid, võrgud, kõik muu sinna juurde kuulub. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et me peame hindama seda, kui väärtuslikud on meie jaoks varad, siis kes on tegelikult ettevõttes see, kes oskab selle vara väärtust õiglaselt või õigesti hinnata. Et kas see on IT-osakond või see on juhtkond või see on protsessijuht või kes see siis see inimene tegelikult on. Et siit tulebki siis selge põhjendus, miks tegelikult ei saa vaadelda ja öelda IT-inimestele, tehke meie võrk või süsteemid turvaliseks. Me peame hakkama arutama juba ainuüksi eelarve ja läbirääkimistel sellest, et mis on need varad, mida me kaitsma hakkame ning kui palju siis see kõik meile maksma läheb. Ja seda ei oska IT-osakond väga tihti hinnatagi, kui väärtuslik üks või teine vara on. Ja kohe jõuame selle juurde, kui keeruline üldse on seda hinnata. Moodsad meetodid soovitavad, et ettevõtetes me võiksime läheneda protsesside põhiselt. Näiteks on välja tulnud uus Eesti infoturbe standard, e-ITSuks teda kutsutakse hellitavalt, mis soovitavad siis niimoodi, et kaardistage ära kõik oma protsessid ja tuvastage siis protsessi jooksul, mis informatsiooni teie protsess vajab. Ehk siis, et võtame näite, me hakkame kaardistama näiteks ostuprotsessi. Ma tahan kaupa juurde tellida või toorainet või mida iganes. Kuidas see protsess siis välja näeb? Esimene asi, oletame, et meil on lihtne ettevõte, meil on vaja teada, kui palju meil hetkel laoseis on. Järelikult, et siis ma teaksin seda, mida ma juurde pean tellima. Oletame laoseis, nüüd ma tahaksin siis saada aru, et laoseis on see informatsioon, mida ma vajan. Nüüd sealt edasi ma võiksin hakata mõtlema, et kust ma saan selle laoseisu. Oletame, et meil on Directo seminar, meil on Directo kasutusel, majandustarkvara annab meile laoseisu. Nüüd, mis siis, ma peaks edasi mõtlema sellest punktist, et mis siis juhtub, kui ma seda laoseisu täna ei saa ja ma ei saa juurde tellida kaupa või kas ma saan juurde tellida kaupa, kui mul laoseisu ei ole. Mis see tähendab, kui laoseis ei tule mulle süsteemist? Süsteemid on maas, internetti ei ole. Kas ettevõtte tegevus, kui palju ta kannatab, kui pikalt meil on vaja oodata, näiteks kas 2 päeva laoseisu me ei saa, kas see on okei või ei ole. Ehk siis, et see protsesside põhine lähenemine võiks tähendada siis seda, et kaardistage oma protsessid piisava põhjalikkusega ära, määrake sinna, mis informatsiooni protsess vajab ja mõelge läbi stsenaariumid, mis kahju ettevõtte sellest saab, kui see informatsioon ei ole kättesaadav või see informatsioon on vale või see informatsioon jõuab näiteks mõne võõra kätte, kelle juurde te ei taha, et see informatsioon jõuaks. Infoturbe standarditega on nii, et kui EITSu kodulehele minna ja võtta see standard sinna ette, siis väike ettevõte võib ütelda, et kuulge,
ma ei jõua seda teha elu ilmaski, see on nagu liiga keeruline, ma ei hakka varasid kaardistama põhjalikult, tegema keerulisi protsessimudeleid või et see on liiga pikk töö. Jah, see võib tõepoolest niimoodi olla, see võib esmapilgul nõndaviisi tunduda, aga hästi oluline on mõelda, et aga paljudel ettevõtetel on tegelikult ISO 9000 standardid, kus on protsessid kaardistatud, tegelikult see informatsioon on meil olemas ja ta ei pruugi olla üldse liiga keeruline. Ehk siis, et oletame, et mul on väike lillepood. Ma ostan sinna lilli, võib-olla mul on 2 töötajat, mina ise ja ma ei tea, minu abikaasa näiteks. Me lähme, ostame lilled sinna, eks ole, poodi. No mul ei ole tõesti aega kaardistada mingeid protsesse või hakata protsessimudeleid tegema, et tegeleda küberturbega, see on täiesti loogiline. Aga kui on selline väike ettevõte, kus protsessid on lihtsad, siis tegelikult see ettevõtte omanik või juht või ettevõttes töötav spetsialist, ta tajub tegelikult seda protsessi, tal on see peas, ta teab täpselt, ta on võimeline tegelikult protsessi läbi jalutama ilma, et seda peaks kirja panema. Ehk siis see standard, mis ta soovitab, see soovitus on tegelikult õige. Me võiksime siiski väikses ettevõttes võtta aega selleks, et jalutada see protsess läbi. No võtame lillepood, räägime sellest samast laoseisust, eks ole. Mis siis juhtub, kui direktor ma millegi pärast ühendust ei saa, mul on maapiirkonnas, mul on internetiühendusega pidevalt probleem ja ma ei saa seda laoseisu kätte, aga mul on kaupa vaja juurde tellida. No ma võin minna sinna lillepoodi, võtta visuaalselt, visata pilk peale, tean, et praegu on naistepäev või mis meil siin tulemas on, ma ei tea, mille puhul lilli. Emadepäev, väga hea. Emadepäev tulemas, meil on tõenäoliselt tulpide või rooside laoseis peab olema piisavalt kõrge selleks hooajaks. Ma lähen jalutan seal poes, vaatan visuaalselt üle, mis mul laos on ja ma tegelikult tean, et ma saan selle kauba ära tellitud, mul ei jää protsess seisma. Ja samamoodi minu jaoks ei ole mingi probleem, kui see näiteks 2 päeva maas on, ma ei saa seda laoseisu 2 päeva kätte. Samamoodi ma usun, et minu jaoks ei ole suur probleem, kui keegi konkurent näeb minu laoseisu, sest ta võib alati tulla mulle poodi ja võib-olla ma lasen isegi pilti teha ilusti lillede taustal, eks ole. Nii et küsimus on selles, et see protsesside kaardistamine ei tähenda mingisugust põhjalikku keerukat protseduuri, vaid tegelikult on oluline, et me käiksime selle läbi ja mõtleksime läbi, mis informatsioon minu jaoks oluline on, mis tekitab kahju minu ettevõttele ja nagu kõhutunne, kogenud spetsialisti kõhutunne on ka metoodika ja see on ka eksperthinnang tegelikult olukorrale. Nii et selle loo kokkuvõtteks võiks öelda niimoodi, et olulisem on tegelikult küberturbe või infoturbega teadlik regulaarne tegelemine. Protsessi, mis me võime luua, võib olla väga lihtne. Luua rutiin. No näiteks, et ma ei tea, tuleme korra 1 tund iga kuu kokku lillepoes ja mõtleme küberturbe peale. Mõtleme, mis on need informatsioonid, mis on need varad, mida me kaitsma peame. Tegelikult, kui me oleme jalutanud ükskord selle protsessi läbi, me võiksime need varad enda jaoks kirjeldada, mis on meie jaoks olulised ja võib-olla teatud regulaarsusega käia ja mõelda, kas need on kaitstud või mis nendega tegema peaks. Okei, ma ei jõua võib-olla täna kõike kogu protsesse läbi käia. Võtame siis ükshaaval. Iga kuu tund aega tegeleme ja mõtleme läbi, mis on need asjad, mida me peame kaitsma, millega me peaksime tegelema. Hindame need asjad, mis on olulised meie jaoks, tõstame need nimekirjas ettepoole, tegeleme nendega ennem. Väga lihtne rutiin, me ei pea rääkima keerukast infoturbe standardi juurutamisest, kuigi standard annab väga häid näpunäiteid. Ja see, et mul tekib mingi motivatsioon selle asjaga tegeleda, on alati niimoodi, et see motivatsioon, mul võib-olla kuklas kogu aeg on see hirm, et mul on midagi viltu, et see võib-olla motiveerib mind asjadega tegelema. Tegelikult on ikkagi see, et mõistlikum on võtta kindel aeg selle jaoks ja luua enda jaoks see rutiin. Nüüd me tegelikult oleme juba katnud mitmeid selliseid asju, mis ohud mul üldse on nendele infovaradele, siis, mis mul olemas on. Toomase slaididel olid sellised 3
küberturbe või infoturbe alusohtu, ehk siis, et sõnad olid käideldavus, terviklikkus, issand, mis see kolmas on, konfidentsiaalsus, eks ole. Ehk siis, et keerukad sõnad, mida võib-olla tihti inimestele ei ütlegi midagi, eriti kui nad on võib-olla inglisekeelsed tõlked, mis on keeruline mõista, aga tegelikult need ohud on suhteliselt lihtsad, et ma peaksin küsima enda jaoks, mida ma juba ka küsisin, et mis siis on, kui mul seda vara enam ei ole. No lihtsalt ta kaob täielikult ära. Ütleme, laoseis oli mul Exceli tabelis, ise pidasin, arvuti läks katki, varukoopiaid ei olnud. Kui suur probleem see on? Noh, lillepoes lähen, loen kaubad üle, tegelikult on nii suur töö, ei tahaks küll seda teha. Noh, väga keeruline. Nii et ühesõnaga mul on võimalik seda ohtu hinnata. Kas ma saan ilma selleta hakkama? Kui pikalt ma saan ilma selleta hakkama? Noh, lihtsalt inimlikud küsimused. Taas kord rõhutan, ei ole ju tegelikult IT küsimused. Need on ärilised küsimused. Kuidas ma oma äri teen? Mis siis juhtub, kui mul äritegevus mingi informatsiooni tõttu jääb seisma? Mis siis saab, kui keegi võõras loeb seda? Mis siis saab, kui keegi seda muudab või kas või meie oma inimene? Nii, et see ei ole enam korrektne. Nii, Toomas rääkis ohtudest, mis lunavara rünnetest, kõigest muust, aga ohuallikad on, võib jagada kahte liiki. Minu kolleegi slaididelt võtsin stiihilised ohud, mis võib-olla ei pruugi mitte midagi ütelda, aga need ohud, mis ei ole kellegi tahtlik tegevus, on põhimõtteliselt üks grupp ohtusid. Ja loomulikult teised on siis need küberrünnete tulemusena tekkivad ohud. Tegelikult ei ole meil ettevõtte küberturbega tegelemise alustamiseks üldse oluline, mis rünne see on. Mis kanalit pidi seda tuleb või mis on selle ohuallikas. Oluline on, et me teame, et ohud on olemas. Ja tegelikult ei ole ju vahet, kas ma tegin inimliku vea ja kustutasin faili niimoodi ära, et ma enam ei suuda seda taastada, ja mul backupi ei ole, või siis tegelikult tuli mul mingisugune küberrünne, mis põhjustas suure probleemi. See ei ole tegelikult nagu sellises faasis, kus me seda küberründega tegeleme ju kõige olulisem. Ja ka ründaja. Et kes on see reaalne ründaja, kes siis praegu konkreetselt mind ründab? Jah, on olemas, eks ole, siseründaja, mõni kuri töötaja, kes pole rahul, võib-olla nii, et teine riik ründab meid, tahab meile kahju tekitada, see ransomware, millest me siin rääkisime, tuluotsijad, konkurent võib meid rünnata. Jällegi, ma ei tea, kas väike ettevõtte jaoks on see üldse oluline või suuremate ettevõtete jaoks loomulikult me tahame välistada konkreetseid ründeid, me peaksime minema detailsemaks, aga valdava enamuse Eesti ettevõtete jaoks see ründaja olemus võib-olla polegi nii oluline. Ja samamoodi rünnetest Toomas juba rääkis. Neid ma üle enam käima ei hakka, aga ma räägin eraldi just täna rohkem tarneahela rünnetest, ehk siis mis asi on tarneahel, kui me räägime kauba tarnimisest selleks, et kelle käest ma kaubad saan, kust ma ostan, eks ole, see on lihtne tajuda, aga ka Directo on osa tarneahelast. Me kasutame ühte ettevõtet, kes tarnib meile IT-süsteemi, ehk siis, et see on see teema, millel me peatume pisut hiljem. Millised on siis kahjud? Jällegi, üks asi on see, et väga lihtne on see, et varade väärtus, rahaline kahju, võib-olla seda on nagu lihtne nagu tajuda, samas väga keeruline leida. Aga nagu Toomas mainis ikkümit, ma alati naeratan nüüd, kui ma ikkümi sõna kuulen, ehk GDPR-i, millega kaasnevad trahvid, eks ole, me ei pruugigi teada seda, et me tegelikult rikume seadust. GDPR on väga hea näide sellest, kuidas meil ettevõttes, kui meil on olemas isikuandmed ja kui need isikuandmed peaksid kuidagi lekkima, jalutama minema, mis iganes ründe või ohu tagajärjel, siis trahvid selle eest on tegelikult väga, väga tõsised. Ehk siis, et see üks asi on see, et me peame kindlasti selle protsessi läbides, seda informatsiooni kogudes või hallates aru saama, millised on privaatsed andmed, eks ole. Aga neid seadusi ja lepinguid, punkte, neid on ju palju, meil on võib-olla NDA, mis siis eesti keeles on?
ühesõnaga, et me hoiame lepingu osapoole saladusi, kui need lähevad lekkima, see on selgelt suur probleem. Võib-olla kahjustub koostöö, võib-olla on ka võimalik, et kaevatakse kohtusse. Loomulikult kõige hullemad asjad on need, kui on tervisekahjustused ja kõik muud sinna juurde. Ma ei tea, et kui meil on toiduainete tööstus ja sinna mingi retsept kahjustub ja see põhjustab mingisugust tervisehädasid, see on kohutav ja selles mõttes kohutav, et üks asi on inimeste tervise ja heaolu osas on kohutav, teine asi on loomulikult selle ettevõtte kuvandi kahju, mida on nagu ülimalt keeruline hinnata. Väga tihti ma olen kuulnud sellist väljendit, aga meil on koduleht, meil on ainult üks leht seal. Staatiline leht meile ütleb lihtsalt, et meie kontakt on siin ja helistage meile. Mis meiega ikka seal juhtuda saab. Aga ka see leht on tegelikult, on näha siin Ukraina sõja valguses, kuidas võeti üle kodulehtesid ja pandi sinna hoopis teine sisu, eks ole. Et ka seda kodulehe kahjustus on see, et me peaksime nagu ikkagi olema kindlad, et keegi teine ei saa riputada üles sinna oma sisu, mis võib kahjustada teie kuvandit konkreetselt. Aga kui me nüüd rääksime enne, et me peaksime hindama kuidagi varade siis väärtust, eks ole, siis tegelikult selle rahalise väärtuse sinna andmine on ikkagi väga-väga keeruline. Et pigem võib-olla tuleks otsida nagu väiksemates ettevõtetes selliseid lihtsaid kvalitatiivseid võib-olla hindamismeetodeid, võib-olla mingi skaala, et ma ei tea, 1-3. See on oluline, väheoluline, väga oluline või kriitiline, eks ole. Võib ju teha neid skaalasid rohkem ka. Nii, ja nüüd jõuame siis selle allhanke teema juurde, mis on siis see, et tänapäeval ostame IT-teenuseid väga palju sisse. Ma ei räägi ainult IT-st, aga räägime igasugusest allhankest. Nüüd üks asi, mis vajab nagu võib-olla eraldi mainimist, on see, et ma pean tegelikult veenduma ka, et kõik need koostööpartnerid, kes minu ümber on, kes minu äriga tegelevad ja kus mina oma varasid hoian või kellele ma usaldan seda, et nemad oleksid samamoodi, mõtleksid nagu meie, et hooliksid küberturvalisusest, tegeleksid oma süsteemide turvamisega, rakendaksid vajalikke turvameetmeid. Ja allhange IT-teenuste puhul on selgelt üks mõistlik asi. Ehk siis, et toome selle sama Directo siia kõrvale, eks ole, kui mul on väike ettevõte, siis kui ma peaksin ise hakkama oma raamatupidamist pidama, ma ei tea, tänapäeval keegi vist enam selle suure pearaamatuga seda ei tee, eks ole, aga Exceli tabelite või kõige muuga, kui palju ma tegelikult saan optimeerida oma kulusid sellega, et ma võtan kasutuse Directo, millel on hästi palju erinevat funktsionaalsust, mida ma saan kasutada oma äritegevuseks. Ja ma saan seda põhimõtteliselt hakata kasutama kohe homsest päevast. Sellel on tohutud eelised ja me kindlasti on mõistlik seda allhanget teenuste puhul kasutada ja samamoodi küberturbe puhul, kui teil endal seda teadmist sees ei ole, siis miks mitte see teadmine osta. Ma ei pea palkama endale kalleid küberturbe spetsialiste, vaid ma saan aeg-ajalt teatud olukordade lahendamiseks kasutada allhankijaid. Aga allhankijatega loomulikult kaasnevad riskid. Esiteks ma pean ju usaldama, ma kaotan kontrolli, ma annan Directole oma andmed, eks ole. Ma pean seda usaldama ja see kontrolli puudumine on selgelt nagu probleem. Samamoodi on suhtlusprobleemid, et võib-olla parem suhtlusprobleemi näide on just see, et kui ma ostan ka IT mingisuguseid tarkvaraarendust sisse või kõike muud, siis väga tihti need projektid, tarkvaraarendusprojektid on probleemsed, suhtlemisprobleemid, kõiksugu muud hädad, kus tüüpiline, mis on see, et tegelikult kui me ostame IT-teenust, kas või ma ei tea, võrguteenust või ostame arvutite seadistamist või kõike muud ettevõttesse sisse, siis see allhankija peaks tekitama meie organisatsiooniga ühise projekti, ühiste eesmärkide nimel me liigume mingisuguse kindla eesmärgi suunas. On ülimalt oluline, et seal tekiks selline töökas teineteist usaldav meeleolu, eks ole. Et need on rasked asjad, mida saavutada, aga väga oluline on, et mõlemad osapooled mõistavad, et kui meil on süsteemid korras, siis saavad mõlemad osapooled sellest ju kasu. Et neid riske on, aga
ma arvan, et kasud on ka ikkagi väga olulised sellest allhanke kasutamisest ja väiksel ettevõttel, nagu ma juba rääkisin, et näiteks Directolt me saame, mis on, eks ole, sisuliselt ettevõtte süda. ERP on ettevõtte süda, kus on kogu informatsioon koos, kus me saame nagu ülevaate sellest, mis seal toimub. Kui palju erinevaid funktsioone, aruandeid, ma ei tea, mis iganes, väljatrüki võimalusi, kujundusvõimalusi, mida nagu toode pakub, ma ei saaks seda mitte kuidagi ise teha, see oleks kohutavalt suur töö. Ma hoian tohutult sellega raha kokku. Ja kui me tuleme küberturbe juurde, siis tõenäoliselt enamus neid seda laadi ettevõtteid on väga-väga huvitatud just nimelt kas või maine kahju pärast kaitsma oma süsteeme küberturbe eest. Ja nad teevad seda tüüpilisena märkimisväärselt professionaalsemalt, kui te ise suudaksite seda teha. Nii et igal juhul allhankel on väga suured kasud. Kui me nüüd tuleme täpsemalt selle tarkvara teenusena ehk pilvetarkvara juurde, siis samas nad teevad asju paremini, kui võib-olla ma ise suudaksin teha, aga on väär arusaam see, et klient, kes seda süsteemi kasutab, ei vastuta mitte millegi eest. Et tegelikult on ikkagi antud juhul tegemist niisuguse jagatud vastutusega. Kohe jõuame selle juurde, miks. Ma võtsin Microsofti kodulehel oli selline ilus ülevaade sellest erinevatest, see on küll inglise keelest kahjuks, aga ma püüan selgitada, mis ma siin mõtlesin. Siin on nüüd niimoodi, et Directo ise on SaaS-mudel, mis see tähendab, tarkvara on teenusena. Ja siin siis me näeme seda, et see on kliendi vastutus, see, kes on kasutaja. Ja siin on nüüd näha seda, et esimesed 4 seda vastutusvaldkonda on tegelikult kliendi enda vastutus. Me ei saa mitte kuidagi öelda, et selle eest saaks kuidagi teenuse pakkuja vastutada. Mis need siis on? Nendest räägime detailsemalt. Et tegelikult neid pilveteenuse mudeleid on veel. Pilveteenuse mudeleid on platvormina pilveteenus. Siia võib liigitada mingisuguseid SharePointe võib-olla mingil moel, Office 365 võib-olla kuidagi pidi, aga võib-olla tihti just tarkvaraarenduse poole pealt infrastruktuur, kus meie server asub tegelikult kuskil pilves, kui te näete, siis sõltuvalt sellest mudelist, mida parasjagu kasutatakse, on see vastutusvaldkond siis kliendil järjest suureneb. Nii et selle tarkvara teenusena osas on siis see vastutus kõige väiksem kliendi juures. Aga mis need siis on siis, me ei hakka täna detailselt rääkima küberhügienist. Ma usun, et neid olete te ehk ise kuulanud kuskil mujal ka neid loenguid, kui ei ole, siis kindlasti internet on neid täis või kutsuge endale spetsialiste, kes teile sellest räägivad, aga pilvetarkvara kasutaja ei saa, peab ise vastutama selle eest, et tema paroolid ei lekiks või tema kasutajakonto ei lekiks või keegi ei võtaks üle teda, eks ole, et siin ei ole nagu mitte mingisugust küsimust. Need on asjad, mida te peate ise tegema. Ma ei hakka rääkima siin mitmefaktorilisest autentimisest ja kõigest muust, mis on mõistlik kasutada või paroolihalduritest, et kui on selle vastu huvi, siis me võime teha lisaseminari, eks ole, kus me tõstame puhtalt küberhügieeni alaseid teadmisi. Loomulikult ei saa vastutada pilve teenuse pakkuja teie töökoha arvuti või laptopi või telefoni eest. Kui te hoiate oma arvutis andmeid ja ei krüpteeri oma kõvakettaid ja see varastatakse ära, siis need andmed on kadunud. Et sinna ei ole nagu midagi teha või et kas teil on arvutid uuendatud turvaaukudega, need on asjad, mida te peate ikkagi ise tegema. Sinna te ei saa lootma jääda kuidagi Directo peale näiteks või turvakoopiat, me räägime praegu turvakoopiatest selles kontekstis just nimelt sellest, mis on siis konkreetses arvutis, mida te võiksite nagu säilitada. Aga jällegi, detailidest rohkem siin kohal ei räägi. Töökeskkond. Loomulikult see, et mina tulin siia rongiga, siis rongis on väga huvitav vaadata, kuidas inimesed teevad oma tööd ja professionaalsest kretinismist tekib ikkagi huvi võib-olla lugeda, mis nad seal teevad. Et
et võib-olla see on inetu minust, aga lihtsalt nagu kui palju informatsiooni, millega keegi tegeleb rongis, on võimalik väga ilusti sealt tagant piiluda või vaadata. Nii et need on ka asjad, mida me ei saa mitte kuidagi, te peate ikkagi ise selle eest nagu vaeva nägema. Isiklikud asjad tööarvutis, jah, see on väga peen teema, eks ole, et tegelikult me ei peaks tegema tööarvutites isiklikke asju, seepärast, et tööarvutites me võib-olla ei ole nii valvsad tegema igasuguseid, vaatama, millele me klikime ja kõik muud siuksed asjad, aga võib-olla millele ma natukene rohkem peatun on see, et minu kogemus näitab seda, et eestlane nagu väga pragmaatiline nagu ta on, väga kiiresti leiab endale lahendused. Olen näinud juhtumeid, kus näiteks tootmisplaneerimistabel asub Google Drive'is või Microsoft Office 365 ja siis mõeldakse, et paneme sinna tabelisse, hakkame seda pidama ja siis lõpuks läheb 10 aastat mööda ja kogu see tootmissüsteem asub selles Google Drive'is. Tuleb välja, et see vara, see tabel on tegelikult ülimalt kriitiline ettevõtte tegevuse jaoks. Aga see Google Drive'i konto näiteks on loodud kellegi töötaja poolt isikliku konto kaudu, kes on ammu töölt lahkunud. Et seda laadi asju tuleb ette, et mõelge sellised asjad läbi, kuhu te ikkagi tegelikult oma asju panete. Nii et kokkuvõtvalt töötajate teadlikkuse tõstmine, et kõik saaksid aru, mida nad nendes arvutites teevad, kuidas nad oma arvutis, kas nad isiklikke asju teevad, kas nad küberhügieeni osa, kõik see on nagu ülioluline selle inimeste teadlikkuse tõstmise juures. Nii, allhankimisest veel rääkides seda, et küberturvalisuse teenuseid on siis võimalik osta, ehk siis spetsialist on võimalik kutsuda oma ettevõttesse. Sellel on mitmeid eeliseid, ehk siis Toomas juba mainis ka, et see värske perspektiiv on oluline, ehk siis te ise arvate, et te olete kõik hästi teinud, aga väga kasulik on võtta keegi kolmas, kes tuleb värske, täiesti sõltumatu arvamusega asjadest või võib-olla tal on mõned moodsad uued mõtted, kuidas saab kahjustada teie süsteeme. Kutsuge spetsialist, kes vaatab selle üle. Nõustamine, nagu ma ütlesin, väike lillepood, me teeme mingisuguse regulaarsusega, eks ole, turvakoosolekuid, kus me arutame, kui on vaja nõustamist, võtke spetsialist juurde, kes annab nõu, millist varade kaitsmine, kuidas tuleks korraldada või mis te saaksite selleks teha. Ja nagu ma ka alguses mainisin, et see jagatud vastutus on mõeldud siinkohal seda, et tegelikult ettevõtte juhtkond vastutab igasuguste lekete eest või mis iganes ründe eest või kahju eest, mida ettevõtte saab. Samamoodi infoturbejuht, IT-juht, neil on tegelikult natukene nagu võimalik seda vastutust ära anda läbi selle, kui te kolmanda osapoole pöördute, kes vaatab ka asjad üle, võite natukene rahulikumalt magada pärast. Ma ei tea, kas te muidugi magate ka, aga vähemalt selline võimalus on, et te olete kindlad, et käisid ka spetsialistid, kes on spetsiaalselt sellesse valdkonda investeerinud ja uurinud ja vaatanud teie süsteemid üles. Ja millised need proaktiivsed küberturbeteenused on, mida te saate küberneetikast näiteks osta, on siis seesama läbistustestimine, millest Toomas ka rääkis, kui teil on teada mingi olulisem infosüsteem, ma ei tea, veebileht, veebipood, miks mitte teie ettevõtte võrgud, teie ettevõtte tootmisseadmed võiks lasta nii-öelda eetilisel häkkeril. Meie oleme siis eetilised häkkerid, panna siis häkkeri mütsi pähe ja üritada siis kahjustada ja leida neid vigu või haavatavusi, mis teil seal süsteemis on. See on siis tehniline testimine mõeldud siis nagu sellistele ikkagi varade väärtus on juba kõrge, ettevõtte jaoks eriti oluline, siis selliseid asju saab läbi viia. Ja loomulikult siis igasuguse turvalisuse hindamine, nõustamine, see sama ISO 27001 sertifikaat, mille Directo on omandanud meie küberneetikas, omame ka seda sertifikaati, iga aasta toimuvad väga põhjalikud auditid, nii siseauditid, välisauditid, kus üritatakse nagu
seda olukorda hinnata, parandada, tuua vigu välja, see ei ole lihtne protsess ja see on päris palju energiat nõuab, et olla kõigeks selles valmis, et see on muidugi aasta läbi kogu aeg töötatakse selle nimel, et need protsessid oleksid hästi tehtud, nii et selles mõttes tegelikult ISO 27001 sertifikaat on kõva sõna ja see näitab nii mõndagi. Kui te tahate ise seda sertifikaati teha, siis me saame sellel alal ka nõustada teid. Ja viimase teemana, mis ma tahtsin ära mainida, on siis see, et hetkel siis Riigi Infosüsteemi Amet ehk RIA on loonud sellise küberpöörde projekti, mis siis kutsub üles ettevõtteid pöörama tähelepanu, kontrollima oma infosüsteeme, vaatama, kaardistama olukorda ja teil on võimalik taotleda EAS-ist toetust, mille kaudu siis minu mälu järgi pool vist sellest töötasust maksab EAS teie eest kinni. Ja seal on omad tingimused, ma usun, et see ei ole ülikeeruline minna vaatama sealt kodulehelt, RIA kodulehelt ja EAS-i kodulehelt, kuidas seda toetust võib saada. Ja ma arvan, et see on hea selline esimene samm, kui te tõesti ei ole teinud midagi sellist, et te oleksite väliseksperti kutsunud vaatama üle, mis süsteemid teil on ja missuguseid ettepanekuid või mida te võiksite teha küberturbealal. Et siis kindlasti vaadake, uurige. Ma ei kujuta ette, see on päris populaarne, et võib-olla peate kiirustama, ma ei tea. Ma ei oska seda öelda, kas kõigile raha jätkub, aga ma kujutan ette, et nüüd läksid kõik ära siit webinarilt ja läksid ruttu klõbistama EAS-i lehel. Ja teine suund on siis see, et kui teil on see esimene asi tehtud, siis on võimalik öelda ja taotleda raha mingite konkreetsete süsteemide parendamiseks juba mingisuguse teatud teekaardist, siis see, mis siis kaardistati, mingisuguse arendustegevuse elluviimine. Ja siis see võimaldab teil siis suurendada teadlikkust küberohtudest, nende toimetulekutest, viisidest ja annab mingid suunised, mida siis edasi teha, et see võib-olla on mõnele ettevõttele päris huvitav. Ja see on kõik. Aitäh, et kutsusite ja et lubasite niimoodi rääkida. Aitäh, Sander, et sa tulid ja jagasid oma teadmisi meiega ja Directo ning teiste kasutajatega, kes tänasel seminarile tulid. Aga ma arvan, et vist oleks nüüd aeg vaadata küsimustele otsa, et meil olid vist mõned küsimused tulid ka registreerimise käigus. Jaa, tõesti. Et hakkame kohe otsast pihta, jah? No hakka pihta, jah. Jaa, et küsimusi tuli palju. Me ei ütle, et me suudame siin kõigile vastata, aga esimene küsimus oli selline, et millise vahendiga saab reaalajas Linuxi turvalisust monitoorida ja jälgida, et teema on jälle Linux saab olla serveri tarkvara või kliendi tarkvarana kasutusel operatsioonisüsteemina, nii et seda, ma arvan, et nendele vaadeldakse nagu erinevalt peale, aga tõepoolest, et kui me räägime, et Linuxi puhul mingisugust sihukest head antiviiruse tarkvara ega väga ei olegi. Seepärast, et Linuxi puhul on kummaline see, et Linux ise on juba sellepärast turvalisem, et Linuxile ka viiruseid on väga vähe. Mis on väga vähe, aga pigem vähe. Et juba Linuxi kasutamine ise on mõnes mõttes nagu lisab turvalisust. Ja jah, ega ei ole nagu sellist töökoha nõu väga anda, nii et ega ma ei ole ka mingisugune Linuxi spetsialist, et selles mõttes, et kui teil on mõni konkreetsem soov, mida te tahate kaitsta, et siis võib-olla siis pöördute meie poole ja katsume aidata. Nii, mis siis järgmine küsimus? Kas AI kohta? Jaa, et teie arvates AI arvamus siis AI kohta, et kuidas võib mõjutada küberturvalisuse valdkonnale AI? No selgelt mõjutab, et selles ei ole mingit küsimustki. Et praegu on ülimalt populaarne, isegi vist eile õhtul ma vaatasin ERR-is räägiti, ma ei saa selle saate nime öelda, chat GPT-st ja kõigest sellest, et kuidas AI meid üle võtab ja mis siis juhtuma hakkab, eks ole. Et loomulikult AI areng mõjutab nii seda, kuidas me saame ennast kaitsta. Ühelt poolt siis AI võimaldab meid tuvastada anomaaliaid süsteemides, eks ole. Aga samas täpselt samamoodi
võimaldab ta ka ründajal märksa osavam olla. Ja see chat GPT, me võime siin, me küll täpselt ei tea, mida ta kõik on võimeline või kuidas ta, mis informatsiooni ta kasutab, aga nagu ma aru saan, siis te saate anda talle käsu kirjutada õngitsuskiri valmis suhteliselt selles keeles, nii et ta grammatiliselt vist on ka üsna korrektne juba. Et kui te mõtlete juba ainuüksi lihtsa asja peale, et ma tahan õngitsuskirja või miks mitte ei lase, ta ju teeb pilte ja kõike muud, et miks te ei võiks lasta tal teha mingisugust vale kodulehte, näiteks sisselogimislehte või midagi sellist. Jah, just nägin ka niisugust lehte, kus siis AI abil paroolide nagu lahti häkkimisest toodi nagu võrdlused ja parooli lahti häkkimises AI suutis olla 4–10 korda kiirem paroolide lahti võtmises. Et ehk siis ka praegu enam ei aita sellest, et mul on väga keeruline parool, vaid parool peabki olema väga pikk. Ja loomulikult kutsume üles kasutama mitut faktorit, et see on alati, siis ei pea ka keerulisi paroole meelde jätma. Ja. Nii, me loeme vahepeal sealt ka mõne küsimuse, et kellel on õiguslik alus saada ligipääs ettevõtte raamatupidamise andmetele ja dokumentidele ilma ettevõtte teadmata läbi tarkvaraprogrammi. Seda me siin enne vist arutasime kergelt, et kohtu orderiga tõenäoliselt ikkagi päris teadmata ei ole, sulle öeldakse, et nüüd võtame, jah. Et politsei teatud juhtudel loomulikult saab seda teha, aga jah, mingisugust seaduslikku alust selleks muidu ju ei ole. Tõenäoliselt tasuks mõne juristiga nõu pidada, võib-olla on veel mõni auk, millest me ei ole teadlikud. Nii, milline on tõenäoline kahju, mis võib Eesti keskmisele ettevõttele küberrünnakust tekkida, milline oleks piisav investeering küberturvalisusesse? Ma arvan, me katsime seda teemat täna mõneti, et see on nii individuaalne, see sõltub, eks ole, sellest varade väärtusest. Mingisugust kuldreeglit luua on üritatud, väga õnnestunud ei ole. Mina tean seda, et praegu vist RIA koostööst Ernst & Youngiga vist koostab mingisugust jälle mudelit, mida nad siis võib-olla on lihtsam kasutada ettevõtetel. Minu arvates oluline on mõista see, et küberturvalisus ei ole, ma isegi ütleks, et ta ei ole nagu eraldi eelarve, ta ei vaja, ta peaks olema normaalne osa protsessist, ta on iga protsessi osa, loomulikult kõik need seadmed, mis me ostame selleks, eks ole, on IT-eelarve või mis iganes see on. Aga me ei saa vaadelda teda nagu eraldi seisvana, et seda on väga keeruline teha, et me peaksime ta integreerima selgelt oma ettevõtte sisse. Nii, kui veebirakendus hoiab faile Eestis S3 platvormil, kust saadakse rakenduse avaliku materjali, mida kuvatakse kasutajatele, siis kas samas kohas on turvaline hoida isikut tõendavate dokumentide fotokoopiaid, kas S3 saab turvaliselt seadistada? Ma ei tea sellele vist vastust, mul on selline tunne. S3 on siis Amazoni pilv vist või? Et mida kuvatakse kasutajatele? Küsimus on selles, et see filosoofiline teema, et kas pilv on turvaline, et pilve omanikul on, kui te just ei kasuta mingit privaatsustehnoloogiaid, siis teoreetiline võimalus kõike lugeda. Küsimus on sellest, kas ta seda teeb, tõenäoliselt mitte. Et see on see alati see, et miks nagu ülisalajasi dokumente keegi ei hoia tegelikult võõrriigi pilves, eks ole, või kuidas seda tagatakse turvaliselt. See on keeruline teema, ma arvan, et ma vist võib-olla väga hästi ei oska sellele vastata. Nii, mis veel järgmised? Väga paljud ettevõtted kasutavad oma töös Office 365 rakendusi. Kui turvaliseks peate seda Office 365, kas lisaks mitmetasemelisele autentimisele ja täiendava backupi tegemisele soovitate veel mingeid meetmeid, mida tuleks igal juhul kasutada? See küberhügieeni meetmed selgelt igasugused toimivad siin ka, kõik see sama, millest me täna juba rääkisime. Kas ma pean Office 365 rakendusi turvaliseks? Tegelikult Microsoft investeerib päris tugevalt turvalisusesse. Nad on ise väga huvitatud selles, et teie andmed oleksid turvaliselt kaitstud. Ma arvan, et ta teeb seda paremini, kui ma ise oma mingisuguse veebiserveri või mis iganes failiserveri kuskile püsti panen. Nii et
et jällegi sõltub, mis andmeid te hoiate. Kui teie jaoks on andmed ülisalajased, siis võib-olla on paremaid meetodeid, aga ma arvan, tavalise organisatsiooni jaoks on ta ikkagi suurepärane võimalus seda kasutada. Kas mitmetasemeline autentimine on jagatud arvutite puhul vajalik, näiteks poekassade puhul? Jah, seal oli see, et tegelikult peaks igale kassale ikkagi võiks ju inimene ise igalühel oma kasutaja olla ja ta sinna sisse logib, eks ole, see kahepoolne autentimine on kindlasti turvalisem, aga jällegi üks aspekt turvalisuse juures on käideldavus. Meil peab olema võimalikult kiire ja mugav tööd teha, et meil ei saa tekkida olukordi, eks ole, kassas, kus tohutult on vaja leida nüüd see lisafaktor, kus ma pean oma pinni või millegi panema sisse, et siin on ikkagi see mõistlikkuse piir, et mida te kaotate, et see kassa arvuti võiks olla nagu selgelt piiratud kasutusõigustega, seal ei tohiks saada mitte midagi muud teha, kui registreerida ostusid, et võib-olla see tuleb mõistlikum, ega raske jällegi niimoodi öelda, sõltub ettevõttest, sõltub olukorrast, eks ole, et kassaaparaat autopoes, Tesla poes, ma ei tea, Ferrari poes tõenäoliselt võiks panna kahekordse autentimise, maapoes või suures toidupoes võib-olla mitte. Et jah. Mis on tähtsam, kas küberturve või võrgu ja seadmete skanneerimine või mõlemad? Alati mõlemad on kõige tähtsamad. Et jah, küberturbe alla kuulub nii võrgu ja seadmete skanneerimine, see on üks valdkond või ala, eks ole. Et jällegi ei saa nagu võib-olla niimoodi täpselt vastata. Et võib-olla ma ei pea üldse oma võrku turvama, kui sellest samast protsessi läbides selgus, et see pole minu jaoks oluline. Et mul lillepoes ei olegi see oluline. Eks ole. See võib vabalt nii olla. Et ikkagi igaüks peaks enda süsteeme ise hindama. Mida teha, kui keegi on saanud ligipääsu minu arvutile? See on jah huvitav. Esimene asi, ma arvan, et tuleks võrguühendus tagant ära võtta. See on nagu kindel asi. Nüüd sõltuvalt juhtumist tegelikult tuleks arvutiga välja lülitada. Näiteks ma saan aru, et seda ka tihti ei soovitata. Aga lunavara puhul, kui te näete, et midagi kahtlast toimub, siis see võib olla mõistlikum tegu. Kui teil krüpteeritakse kõvaketast ja te saate veel jaole õigel ajal. Ma ei tea, kas see on hea soovitus või mitte, aga põhimõte on selles, et jah, et kindlasti teavitage siis CERT-i, võtke ühendust politseiga, kui te näete, et rünne toimub, see on nagu ülimalt oluline ja tegelikult RIA kodulehel on vist isegi täitsa juhendid, mida sellistel puhkudel teha, nii et tutvuge nendega. Ja CERT on tegelikult RIA siis küberturbe osakond. Just, kes konkreetsete intsidentidega tegelevad ja nõustavad ja aitavad teid. Et kindlasti võtke nendega ühendust. Nii, mul on siin nüüd üks küsimus jäänud kuidagi poolikuks. See on ka vist see, et sisse on häkitud. Kas Directo tarkvaraga on midagi juhtunud, on siin selline küsimus? On häkitud sisse ja tehtud igasuguseid asju, mida ei tohiks teha. Ja. Kui on olnud sellised olukorrad, on ära parandatud, kui suured mõjud on olnud ettevõttel, kes seda tarkvara kasutavad. Siinkohal on hea öelda, et Directosse ei ole sisse häkitud ühegi pahatahtliku isiku poolt, et selliseid küberintsidente meil õnneks pole olnud. Nii. Aga küsimused on otsas, et aitäh kuulamast. See webinar on siis kõigile veel järelvaadatav, vähemalt kuu aega. Küsimuste vastused, mis on, me saadame vajadusel ka teile e-mailile. Ning suur aitäh, Sander, et tulid ja jagasid meiega teadmisi. Aitäh kutsumast. Loodame, et saame jätkata koostööd